Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad, tervist, Allar Jõks. Tere. Kuulajate vaatajate vahel läheb loosi selline raamat. Allar Jõks, õigluskantsler. Jätke siia video alla kommentaar ja vastake küsimusele, kes võiks olla teie arust järgmine Eesti president. Nädal aja pärast läheb see raamat koos Allari autogrammiga ühe vastaja vahel loosi, et siis vastan sinna selle vastaja kommentaarile. Allar, kas sina kavatsed kandideerida, kui tulevad nüüd uued presidendivalimised? See on selles mõttes väga hea nipiga küsimus. Just selles võtmes, et teadupoolest Eestis valib presidenti parlament ja parlament ei korralda sellist CV-de vooru, et andke märku, kes tahaks kandideerida. See on poliitiliste erakondade kokkuleppe, kellele nad selle ettepaneku teevad kandideerida, nii et mitte keegi ei saa nii-öelda nagu kandideerida, aga kui küsimus on, mis küsimuse mõte oli see, et kas ma oleksin valmis kandideerima juhul, kui keegi teeks mulle poliitilist erakondadest ettepaneku, siis vastus, hästi lühike vastus on ei, teine vastus on ei ja kolmas on ka ei. Ja selles mõttes, et presidendivalimised on Eestis ikkagi hoopis teistmoodi, kui kõige suuremad uudised tulevad meile üle ookeani, kus presidenti valib rahvas on ju, ja meil on see toimub natuke teistmoodi. Aga miks ei siis? Sellepärast, et punkt 1, mina kandideerisin aastal 2016, siis olid mul teatud eesmärgid, miks ma kandideerisin. Need eesmärgid said toona täidetud, kuigi ma tehniliselt võttes valimistel kaotasin, aga ma arvan, Eesti demokraatia võitis. Ja minu jaoks on see läbi käidud etapp. Teiseks, aastal 2026 Eesti vajab minu arvates teistsugust presidenti, kui ta vajas aastal 2016, ehk teisisõnu maailm on meie ümber ju ükskõik, mida me ei vaata, sõdadest rääkimata, tehnoloogia areng, majandusareng, viirused, kõik võimalikud kriisid, maailm on hoopis teine. Ja ma arvan, et aastal 2026 vajab Eesti teistsugust presidenti kui need, kes lisaks minule 2016. aastal seal stardijoonel olid rivistund. Ma lugesin kusjuures äsja nüüd enne, kui me siia laua taha istusime, lugesin sinu kõne vist, mis sa esitasid minust Riigikogus siis aastal 2016 ja selles mõttes ma pean küll ütlema, et selline ajatunnetus on küll päris hea, et kõik need märksõnad, mis meil praegu on väga päevakajalised, käisid siis pea 10 aastat tagasi läbi sinu jutust ja vaatest, aga mis sa arvad, mis peaks olema Eesti selline suurem missioon järgnevaks siis 5-10 aastaks, mida võib-olla võiks omalt poolt suruda või omalt poolt hoogu anda ka siis järgmine president meile? Ma arvan, et presidendi kõige suurem roll on tegelikult hoida sellist julget, avatud mõtet elus. Presidendi roll on tegelikult julgustada kõiki inimesi, eestimaalasi, kui ka poliitikuid, otsustajaid Riigikogus, kui ka valitsuses julgemalt mõtlema, et meil ei oleks tegemist mõne aasta pärast tagasi vaadates kaotatud kümnendiga. Ja minu arust presidendi roll ongi nagu julgustada seda ja innustada inimesi kõiki mõtlema, unistama, sest öeldakse, naiivsus on ressurss ja mis mulle nagu selle 10 aasta jooksul, mis nüüd on eelmistest presidendivalimistest, kus ma osalesin, on nagu silmajäänud, on see, et me tegelikult justkui nagu kardaksime unistada, kui me vaatame meie poliitilisi eesmärki, see on umbes nii, et saaks järgmise aasta alguseks mingi asja ja vaataks, et kuidas üks või teine samm järgmise nädala avaliku arvamuse uuringutes, reitingutes kajastub. Ja nii ei saa riiki ehitada, sest mõtleme selle peale, millised on nende noorte, kes praegu on, kes 2016. aastal olid näiteks 10 aastas, nemad nüüd on 20 aastad. Neil on ilmselgelt vähe sellest, et kui poliitiline eesmärk või see
horisont, kui kaugele vaadatakse, on see, et vaataks, et järgmistel valimistel nagu saaks Riigikokku sisse. See mõte on väga palju igalt poolt läbi käinud küll, et kuulsin mingisuguse Jeffrey Sachsi mingisugusest interneti intervjuust, kus ta võrdles, et maailma tasandil siis, et Hiina mängib malet, USA mängib kabet või isegi pokkerit vist oli see ütlus on ju. Aga põhimõte siis see, et üks vaatab väga pikalt ette ja teine vaatab võib-olla ainult üheks valimisperioodiks või selliseks, et see mõtteviis on hoopis teistmoodi on ju. Aga rääkides õigusest ja õiglusest, mis on loomulikult sinu amploa, siis mis vahe on õigusel ja õiglusel? Õigus on kirjutatud seadus, mis on siis valitseva koalitsiooni poolt läbi Riigikogu menetluse meile kõigile kohustuslikuks tehtud. Mõnikord on seal õigluselement juures, aga mitte alati. Ja õiglus on midagi, mis peaks reeglina igale seadusele, igale õigusnormile, paragrahvile tulema juurde ja kõige lihtsamalt õiglus on tegelikult meie väärtustega, ei tahtnud teadlikult öelda meie väärtusruum, sellest minu arvates sellel aasta jooksul on see, eelmise aasta lõpus see väärtusruum on kuidagi viisi devalveerunud see sõnana, aga meie nagu väärtushinnangutega peaks olema see kooskõlas, seal peaks olema tervet mõistus taga ja kui me need asjad paneme meie väärtused seadustele juurde ja sellise terve mõistuse, siis võiks öelda, et meie seadused ei ole mitte ainult õigus, vaid ka ta on õiglane. Ja neid näiteid võib igaüks ise juurde mõelda. Ma arvan, iga selle podcasti vaataja või videovaataja võib oma praktikast tuua 10 näiteid, kus ta tunneb, et seadus on, õigus on, aga õiglust ei ole. Mõtlesin just sellele, et võib-olla on üldse naiivne uskuda, et kui mingisugune olukord lahendatakse ja see on õiguslik, see on õiguse järgi tehtud, seaduse järgi tehtud, aga tihtipeale mulje, et see ei ole mitte mingil juhul õiglane ja isegi kui otsus enam-vähem tundub õiglane lõpuks, siis kogu see, mis räägitakse, et kui inimene käib mingisuguse suure õigussaaga läbi, siis kogu see protsess, et kui palju see talt elu lõpus on ju aastaid nõuab, et juba iseenesest see ei ole õiglane. Et kas need nagu tänapäeva, ütleme maailmas, kas sinu hinnangul üldse saab sinna vahele või on see võimalik mõnel puhul sinna vahele võrdusmärk panna? Ma arvan, et kui vaatame, ma saan ainult Eestist rääkida. Eestis paraku selle võrdusmärgi toomine sinna vahele saab põhjendatud olla tegelikult väga vähestel juhtudel kahjuks, aga ma arvan, et nagu unistusena või sellise eesmärgina võiks ta kogu aeg meil silmade ees olla. Ja kui mitte praeguse Riigikoguga, siis järgmise Riigikoguga või selle Riigikoguga, kuhu siis hakkavad kuulama need noored, kes näiteks praegu seda saadet hakkavad vaatama, kes ei ole kammitsetud nendest poliittehnoloogilistest võtetest, et proovime teha nii, et nagu järgmiste valimisteni nagu vastu peame, siis nagu ka nimekirja pääsema. Aga kui minna natuke konkreetsemaks, siis muidu jääb selline teoreetiline käsitlus. Eelmise aasta lõpus ma olen väga palju pidanud erinevaid vaidlusi pidama keskkonnakaitse või looduskaitse või kliimamuutuste või kliimamuutuste õigusliku reguleerimise teemal. Ja üks koht, kus nagu see õiglus ära kaob, on näiteks keskkonnakaitselised piirangud. Sest keskkonnakaitselised piirangud on mille huvides? Eestimaa loodus huvides. Absoluutselt vajalik. Aga neid looduskaitselisi piiranguid pannakse tihtipeale kelle õlule? Omanike õlule. Oled sa metsaomanik, põlluomanik, siis öeldakse, et sa ei tohi siin seda teha sellepärast, et
muidu lendoraave ei saa siin elada, sa ei tohi seda teha, sellepärast et siin mingi väga, väga väärtuslik kaitsalune liik ei kasva. Ja siin see õigluse kadumine on seotud sellega, et neid kohustusi, mida eraomanik peab kandma, neid ei hüvitata. Põhiseadus ütleb, et kui mina ei saa oma vara kasutada, sellepärast, et riik arvab, et seda vara peaks nii-öelda kaitsale võtma, siis tuleks kellegile antud juhul siis omanikule see nagu kinni maksta. Ja see ongi see väikene õigluselement, mis seal puudu on. Ja kui rääkida nüüd sellest, millele ka sina viitasid, et tihtipeale läheb mitu aastat ja siis selgub kohtus, et keegi on õigeks mõistetud, siis tuletame meelde siin kõige viimased näited on politseijuhtide õigeks mõistmine. Ja alati võib öelda, et kohus ju mõistis neid õigeks, aga kui palju võtab inimese elust see tervist, aega, raha, eriti olukorras, kui politseiameti peadirektoril pannakse töökohal käed raudu. See on selline asi, mida tegelikult ma arvan, kunagi saa mälust välja. Ja öelda siis, et ausal ei ole midagi karta, on lihtsalt vastutustundetu. Ehk seda õiglust saaks rohkem meie igapäevaellu, kui meie eksperimenteeriks. Meie all ma pean antud silmas meie nagu järelevalveametnikke või järelevalvesüsteemi. Meie eksperimenteeriks ega ei küsiks või ei prooviks, et kas üks või teine süüdistus hakkab lendama või ei hakka lendama. Ja laiemalt, mis mind Eestis aastal 2026 häirib, on see, et meil on jätkuvalt selline hoiak meie riigi süsteemis, et mida rohkem piiranguid, mida rohkem keelde, mida rohkem käske, seda paremat Eestit me üles ehitame. Kui inimesed joovad liiga palju, mida me siis teeme? Keelame, paneme hinde juurde. Kui inimesed on liiga paksud, kellegi arvates Eestis, maksustame suhkru. Kui on liiga palju liiklusõnnetusi, mida me siis teeme? Paneme kaameraid ja nii edasi, nii edasi. Me võiks sellest ühiskonnast nüüd üheskoos välja murda. Ja see oleks minu arvates ka 2026. aasta siis kas augustis või oktoobris või septembris valitava Eesti Vabariigi presidendi üks paljudest ülesannetest. Selge see, et president Eesti riigiõiguslikus nii-öelda süsteemis, ta ei võta ise ühtegi seadust vastu, aga tal on õigus seadusi jätta välja kuulutamata, nagu Alar Karis on palju tänuväärselt teinud. Tal on õigus läbi oma sõnavõttude seda hoiakut muuta. Ja ühe asja ma tahaks selle presidendi valimistega veel ära öelda, et minu arvates need hoiakud ühiskonnas presidendi suhtes, millist presidenti meil on vaja, need lähevad nagu ühest äärest teise. Vahepeal öeldakse, et on vaja kedagi, kes on sisepoliitikas väga tugev. Nüüd räägitakse, et ta peaks olema sisuliselt nagu teine välisminister, väga tugeva rahvusvahelise sellise taustaga, kogemusega, kes saab helistada, ma ei tea, Trumpile võib-olla ja nii edasi, et tegelikult president on kui mitme võistleja. Ta peab tugev olema siseriiklikult, ta peab aru saama inimeste muredest kikeperas, kus vastutustundetult uputatakse metsa looduse taastamise sildi all. Samas ta peab suutma väga kiiresti orienteeruda ja vajadusel toetada Eesti välispoliitika põhilisi suundasid. Aga Eesti ei vaja sellel aastal uut välisministrit. Meil on välisminister, aga president peab vajadusel lisama selle Eesti välispoliitikale siis lihtsalt mingi uue käigu, kasutades oma nii-öelda nagu võimuplatvormi. Ja siis õhtul võiks ta Trumpiga ka juttu ajada telefonis on. Aga siin sinu jutust välja võttes mõningaid kohti, et õigusega on tõesti see, et
üks asi on see, et mis paberil lõpuks õigeks mõistetakse või kes mõistetakse ja nii edasi ja teine asi on seoses tänapäeval üldse sellega, et kogu info on avalik, kogu info levib kohe, olgu see meil siin Tartus toimuks või toimuks kuskil, ma ei tea, teisel pool maakera on ju. Et siis tihtipeale mulle tundubki, et see, mis mulje on avalikkusel, see just kui saab uueks reaalsuseks mingil veidral kombel, et kui ütleme, mingisugune kõrgeametnik käib läbi oma kohtuteed aastaid, siis kõik need aastad on tema avalikkuse ees, ta on juba korrumpeerunud ametnik on ju. Ja nüüd lõpuks kuskilt tuleb mingi uudis, võib-olla väike kuskil nupukene, et mõisteti õigeks. Ja kui palju see siis enam seda nii-öelda suurt avalikkuse arvamust on ju muutma hakkab, et sellest ongi saanud mingi omaette selline täiesti arvamus inimestel, mingi omaette siuke reaalsus on ju. Ja et kui pannakse keegi kuskil käeraudu, siis väga raske on nagu seda pilti mitte järsku näha enam. Aga presidendil on, meil on ju samamoodi, et presidendil on mingi selline mingi väga tugev mõju, mis on väga selle presidendi enda kujundada kuidagi, et mõni president võib-olla on väga populaarne kuskil sotsiaalmeedias, mõni on igal presidendil on oma mingisugused tugevused ja nõrkused on ju. Ja selles mõttes see, mis sa ütled, et inimestel on väga erinev arusaam, milline ta võiks olla, et mõne arust võiks ta olla tohutu karu ja mõne arust selline rohkem diplomaat on ju. Ja mitmevõistleja on võib-olla hea see analoogia siin, et aga samas, kas on võimalik olla kõiges hea ilma millelegi nagu spetsiifiliselt keskendumata? Väga raske, see oleks sama, kui meie siin ja või ajakirjandus või sotsiaalmeedias hakatakse nõu andma Johannes Ermile, et Johannes, keskendu teivashüppele, proovi hüpata 5-50 nagu võistlus sees, mis on kindlasti annaks väga palju punkte, aga see tuleb jälle millegi arvelt, võib-olla ta siis ei tõukaks enam nii palju kuuli või ei heidaks nii palju ketast, et seetõttu tegelikult president ei saa olla tugev kõigil mitme võistlusaladel, mida tegelikult põhiseaduslikud raamid talle ette näevad, aga ta peaks proovima neid enam-vähem kõiki nii-öelda tähelepanu all hoidma. Jah, tal ei ole seda luksust, et ta mõne asja nagu täiesti tähelepanu alt välja jätaks, on ju. Kui rääkida väärtustest, mitte väärtusruumist, siis sina oled õppinud ülikoolis õigusteadust. Kas vähemalt toona siis, kas õpetati mingil moel ka neid väärtusi, lisaks siis hästi konkreetselt kirja pandud seadustele, aga kas oli ka mingi osa sellest õppest, mis keskendus sellele, et nii-öelda inimeseks olemisele? Mina käisin ülikoolis tegelikult nõukogude ajal, seda on nagu siis ei olnud. Siis on natuke isegi piinlik tunnistada, et ma olen käinud nõukogude ajal ülikoolis, 91. aastal lõpetasin, 86. aastal alustasin ja ütleme siis sellist õpet ei olnud, aga ega see ei peagi olema eraldi õppeaine, sellepärast et meil oli Tartu Ülikoolis väga head õppejõud ja läbi näiteks Rooma õigusaluste. Rooma õigusalused ongi tegelikult õpetus sellistest headest kommetest, headusest. Need on olulised põhimõtted, mida see ütleme Rooma õigus on nagu kandnud ja nad on tuletatavad või ühendatavad või tuletatud ka tegelikult lõppastmas nagu 10 käsust. Nii et sealt tuli see nii-öelda baas, mida mina ülikoolis omandasin. Aga minu arvates ei pruugi eksida need, kes ütlevad, et aastal või 2025, 2026 või varem ülikoolis õpetatakse seda, kuidas hagi kirjutada, kuidas lugeda töölepingu seadust, aga mitte seda, millised on need baasväärtused või baasteadmised nendest väärtustest, mida iga jurist
ükskõik mida tehes, ei tohiks kõrvale jätta. Ja see on Eesti õigusteaduse üks minu hinnangul üks suurimaid probleeme praegu. Sest ma olen ju, võtame ka uusi juriste tööle ja pidevalt ja tegelikult need õigushariduse puudused joonistuvad päris hästi välja. Ja üks põhjus, miks see on, minu arvates on, miks Eesti õigusharidus ei ole võib-olla nii tugeval tasemel, kui ta võiks olla. Ja üks põhjus on see, et puudub tegelikult konkurents. Puudub konkurents. Meil juriste antakse Tartu Ülikoolis, seal kus mina olen õppinud, aga tegelikult võiks neid jõukeskusi olla veel TalTechis, Tallinna Ülikoolis, miks mitte veel kusagil, sest see tekitab tegelikult tekitab arutelu, see tekitab konkurentsi, see tekitab lõppastmes paremaid juriste. Ilma paremate juristideta me tegelikult jälle paremat riiki ei ehita, nii et me jõuamegi täpselt sinna, et kui meie seadused on ilma selle õigluse lisandita, siis me ei ehita paremat Eestit oma inimestele, ei ettevõtluskeskkonda ega investoritele, kes tulevad Eestisse, tahavad kaaluda, et kas siia midagi tuua raha, ehitada midagi, üles ehitada, siis nad käivad, meie büroos nad käivad ka suured välismaa ettevõtted, nagu ka paljudes teistes, et neil on küsimusi mitmeid. Kui me hakkame seda tegema, ehitama, ma ei tea, tuuleparki, mis iganes, energia või muud tööstust, neil on hästi pikk küsimus, võib-olla küsimustik, 100 küsimust. Kui kaua võtab aega see asi? Kui palju maksma läheb see asi? Ja kui nad saavad Exceli tabeli ära, siis nemad oskavad ka Excelit lugeda, mitte ainult Rahandusministeeriumi inimesed. Siis nad ütlevad, et aitäh, me vaatame võib-olla Läti ja Leetu. Jah, selle haridusega seoses tekibki siuke võib-olla filosoofiline küsimus üleüldse, et kui see osa õppest on nõrgem, siis kas just kui on vaikimisi sisse kirjutatud või vaikimisi selline usk inimestesse sisse kirjutatud meil siin, et kõik inimesed on head ja kõik inimesed on oma moraalses käitumises, teevad õigeid otsuseid. Allar, mis sa arvad, kas kõik inimesed on head? Minu arvates on baastasandil nii-öelda. Minu arvates see hoiak on just vastupidi, et ma olen mitu korda teinud või toonud selle võrdluse, et Eesti seaduste tegemise lähtekoht või lähtepunkt ei tohiks olla see, et ettevõtjad on kriminaalid. On lurjused. Täpselt samamoodi ei tohiks mõelda, et kui mõni ettevõtja naeratab, et siis arvata kohe, et järelikult tal õnnestus riiki tüssata. Ja minu arvates Eesti seaduste, see on jälle üldistus, ma ei taha olla selline maailm üle must-valge, aga väga tihti seaduste tegemise lähtekoht on see, et kui me seda ei tee, siis äkki ei maksta makse, tehakse midagi valesti, tehakse midagi halvasti. Ma arvan, et sellist usaldame iseennast, usaldame oma inimesi ja selge on see, et kõik inimesed ei ole inglid. See on paratamatu. Aga nende järgi, kes ei ole inglid, ei tohiks õiguskorda disainida. Aga oled sa näinud, ütleme, enda karjääris ja töös selliseid näiteid, kus tõesti inimene on saanud näiteks positsioonile, ütleme väga lihtne näide, kui väga kahtlaste väärtushinnangutega inimene saab kohtunikuks või ütleme, et inimene, kellel on mingisugune otsustusvõime, et siis mõista kohut või teha siukseid õiguslikke või õigluslikke otsuseid teiste inimeste üle, siis justkui oleks siuke minu naiivne arusaam, et siis ta võiks ise olla väga nii-öelda plekitu, aga tihtipeale me seda ei näe minu arust. Ma ei piirduks ainult kohtunikega, ma olen ise olnud 10 aastat kohtunik aastal 1991–2001, siin kuni Lennart Meri tegi mulle ettepaneku õiguskantsleriks kandideerida. Ja ma olen ise palju kohtunik olnud ja kohtunikuamet on neetult raske. Kohtunikuametis
väga raske on tihtipeale leida seda õiglast tulemust, sellepärast kui sa tahad, see tulemus oleks õiglane, siis ta ei ole seadusega tihtipeale kooskõlas. Ja ma arvan, et Eesti kohtusüsteemi ei ole tegelikult üldjuhul, ei ole nagu päris valesid inimesi sattunud. Aga Eesti kohtusüsteemis minu arvates vahepeal puudub ka selline väärtusmõtlemine või ma olen seda mitu korda öelnud, et Eestis on 2 sorti kohtunikke. Ühed on need, kes õigust mõistavad ja teised on need, kes mõistavad õigust. Ja selle sõnademängu taga on tegelikult nagu suurem mõte. Aga lisaks kohtunikele tasuks rääkida ka teistest järelevalveametnikest. On selleks põllumajandus- toiduameti inimesed, kes käivad kontrollimas erinevaid ettevõtteid, on selleks maksuametnikud, prokuratuuri rolli või prokuröride nii-öelda vastutustundest on ju viimasel ajal väga palju räägitud, et mille eest vastutavad prokurörid, kui keegi on kohtus lõplikult õigeks mõistnud, kas nad vastutavad millegi eest, kas nad peaksid vastutama või läheb see kõik selline need õigeks mõistmised ja sellega kaasnev tekitatud valu kuidagi impersonaalselt riigi kanda. Ja siit ma jõuan selleni, et minu arvates on Eestis vastutajad on Eestis ära kadunud. Ja see on ka aasta 2026 üks väga tõsine väljakutse ja toon lihtsa näite oma praktikast, et mitte jääda nagu üldsõnaliseks. Esindame või meie advokaadibüroo esindab Kikepera kaitsealal paari ettevõtjad, kelle kinnistu on seal, kus ümber hakatakse, mina nimetan seda metsade uputamiseks, aga ütleme, et kõik kraavid aetakse kinni ja et metsad kastetakse nagu veega üle. See mõjutab ka meie kliente. Ja selle teemaga seoses oli väga raske leida, kes vastutab selle eest, kui midagi läheb sinna, kui tihtipeale need asjad lähevad. Muidu on Eestis nagu kõik on tegijad, kui kriminaalasi algatatakse, siis üks prokurör, teine prokurör esineb, kui mingid huvitavad projektid on, siis kõik on nagu, algus on kõik tahavad nagu püünel olla. Kui midagi halvasti läheb, siis tuleb tikutulega otsida, kes vastutab ja milles see vastutus seisneb. Et sellega seoses mul oli väga sümpaatne, see oli võib-olla eelmine nädal, kui justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ütles, et see, mis juhtus endiste politseijuhtide õigeks mõistmisega, et see oli Eesti riigi seisukohalt häbiväärne ja ta vabandab. Ja ma ei mäleta, millal keegi ministritest on väga selgesõnaliselt vabandanud. Ja ma nägin ka seda klippi, et ta ütles, et Eesti riik peaks vabandama, mis kõlab hästi impersonaalselt, aga pärast seda ta lisas, et just. Mina vabandangi. Ja seda on ju tõesti näha, et kuidagi see vastutus, see on nagu mingi kuuma kartuli mäng hakkab siis, et kui on mingi valdkond ja on valdkonna minister, kes ütleb, et see ei olegi absoluutselt minu ala ja siis tuleb mingisugune ridamisi bürokraatlikke punkte, millest tegelikult, millest ei jää nagu üldse head maiku, et see oli selle ametkonna ja see oli selle ja tema pidi seda tegema ja nii edasi, et see tundubki siuke kuumakartuli mäng on ju. Aga mis sa arvad, ütleme, vastutusega on keerulisem ja teisipidi on see natuke seotud ka selle sama mentaliteediga, mida sa mainisid, et kõik ei ole küll mustvalge, aga kui me näeme, et keegi sõidab tanklasse Bentliga, siis tekib väga suur selgroo siuke reaktsioon, et see inimene on kuidagi suutnud sahkerdada, kuidagi jõudnud sinna positsiooni elus, kindlasti mitte nagu täiesti sirgel ja ausal teel on ju. Et kas kogu selline mentaliteet tuleb ikkagi meile mingist tohutu nõukaaja nagu taagast, mis meil siin läbi vere ja põlvkondade seljas elab?
ma pigem arvan, et nõukogude aja süüks on seda võib-olla liiga ekslik ajada. No ala ma mõtlesin seda näidet, et selle nimel, et sul oleks midagi elus paremini, sa pidid nii-öelda kuskilt mujalt leidma sellega, sa pidid kas võtma kaasa enda töö juures, sa pidid kas üle piiri saama, sul pidid kas tutvused olema, nii edasi, selline ütleme siuke sahkerdamise mentaliteet, et olla siis ütleme tavapärasest kuidagi kas saada erilisemaid asju või elada oma elu nagu kuidagi teistmoodi. Ma sain sellest aru. Ma arvan, et need eelarvamused on väga tugevad, kust nad tekivad, kas meie nõukogude aja pärandist, aga ma arvan ka paljud nooremad inimesed, kes ei peaks olema nõukogude aja karastusega, ka nemad kannavad seda edasi. Ma arvan, ma ütleks pigem nii, et võib-olla see on meie poliitiliste liidrite ka tegemata jätmine. Ühest küljest sellepärast, et kui me vaatame erinevaid poliitikaid, mida aetaks, meil on ju Riigikogus esindatud nii parempoolsed, vasakpoolsed, tsentristid, sotsialistid, nii edasi. Mulle vahepeal tundub, et väga paljuski meie poliitiline agenda on kuidagiviisi suunatud sellele, et vaataks, et ei ole mõeldud sellele, et vaatame, et mitte keegi ei ole vaene, aga proovitakse pigem see, et vaatame, et keegi oleks väga rikas. Ja kui see hoiak nagu hakkab Toompealt peale, siis see läbi meedia, läbi sotsiaalmeedia tegelikult võimendub ja ennem sa nagu mainisid ka seda, et paljud kriminaalasjad võivad ükskõik kuidas lõppeda õigeks mõistmisega või mitte, aga see märk on juba sellele nii-öelda süüdistatavale, kahtlustatavale külge pandud. See on tegelikult kivi ka väga paljus meediakapsaaeda, ma arvan. Jah, loomulikult ka prokuratuuri või siis mõnikord advokaatide kapsaaeda, kes ühel või teisel eesmärgil mingit kriminaalasja kajastades tahavad seal mingit spinni teha ja mingisugust nii-öelda meediavõitu saada ja siis kui meedia haarab ka sellest kinni, siis tegelikult tulemus ongi see, et see kuvand siis niimoodi kiht muudkui nagu kasvab seni, kuni see protsess käib ja siis, kui on õigeks mõistav kohtuotsus, siis mõni inimene loeb seda, aga enamuse jaoks on märk juba nagu maha pandud või külge pandud. Just ja meedia mõistes üldse on nagu selles mõttes, et meediast tuleb uudiseid nagu Vändrast saelaudu, et kui sul ongi see protsess on, et see on paratamatult juba see ajamahukus, et protsess on kestnud pikka aega ja selle jooksul on tulnud palju uudiseid, aga otsus tehakse lõpuks ära, see otsuse tegemise hetk on üks päev, on see uudis, teine päev on uudis, kolmas päev võib olla veel midagi, äkki mingi järelintervjuu ja see on läbi, on ju. Aga tegelikult et paratamatult see inimese kuidagi teadvusesse jääb, sest sellest on räägitud nii palju, ütleme ühikute arv selle kohta, et see ilmselt on süüdlane, on mäekõrgune selle kõrval, kus ta lõpuks on ju õigeks mõistetakse, et isegi kui ta ei ole kuhugi nagu ära peidetud väikse nupuna on suur esikaana uudis, aga ikkagi too päev mina näiteks olin metsas maal ja mina ei näinud seda uudist. Ja täiesti nõus, seetõttu ma loodan, et meedia ei pilla või ajakirjandus ei pilla seda Elmar Vaheri nii-öelda õigeks mõistmist ja teiste õigeks mõistmist maha, vaid esitab järjekindlalt küsimusi. Kes selle asja eest vastutab? Milles see vastutus seisneb? Mida võetakse ette, et see ei korduks? Kas on vaja seadusi muuta? On vaja mingit praktikat muuta? Et see ei kukuks teiste uudiste taha. Meediamajade maastikul on tõesti ju öeldakse, et sa mainisid, et keegi liiga rikkaks ei saaks, mida nii-öelda jõukam on meediamaja, seda idee poolest seda sõltumatum ta saab olla, et siis mitte sõltuda igasugusest piskust, mis ta leiab kuskilt reklaamirahast või tellijarahast.
ja noh, selles mõttes on see maastik ikkagi väga-väga suuresti muutunud, just meediamajade rahastamismaastik, et see on ju täiesti uus mudel, mis siin võib-olla isegi 10 aastat tagasi oli. Aga Allar, ma küsiks võib-olla filosoofilise küsimuse. Kas sinu arvates ühel inimesel üldse teise üle kohut mõista on õigus? Või peaks see õigus jääma kuhugi suuremate entiteetide kätte? Ma arvan, et inimesel peaks olema õigus kohut mõista iseenda üle, aga mitte teiste üle. Ehk siis kohtusüsteemid võiks kuidagi imekombel täielikult kaotada meie elamismudelist? Ma pidasin silmas nagu eraisikuid, oma kohut ja kõike seda. Kohtusüsteemi on meil kõigil vaja. Küsimus on selles, et kuidas tagada kohtuotsuste suurem kvaliteet. Hästi laialt võetuna ju esimese astme kohtuotsustest 50% otsustest tühistatakse või muudetakse, mis on viinud mind ühe ketserliku uitmõtteni. Ja see mõte on see, et aga võib-olla esimese kohtuastme asemel võiks võtta liisku. Me läheme Taavetiga kohtusse, vaidleme näiteks mingi asja üle, et kas sa oled mulle võlgu või mina sulle. Ja siis mitte, et me aasta aega ei kulutaks seal kohtus raha ja oma raha ja siis ka riigi ressursse, et siis võtaks nagu loosi. See on huvitav mõte. Kas sulle meeldiks, tunned ennast kindlamana? See on huvitav mõte. No ütleme, kui ma oleks ühe sellise aasta läbi teinud ja võib-olla sellest väga kurnatud, siis ma vastaks kindlasti teistmoodi, aga kuna mul ei ole seda kogemust, siis ma ei tunneks ennast hästi. Aga võib-olla jah, et kui ma oleks nagu pettunud süsteemis, siis ma mõtleks, et ega väga vahet ei ole. Aga selle peal üldse kuulsin mingit huvitavat fakti, ma ei saa nagu kindel olla, aga Jaapani kohtusüsteemi kohta, kus on ütleme, süüdimõistmise protsent oli seal mingi tohutu kõrge ja võib eeldada, et väga paljud inimesed, kes ei ole süüdi, mõistetakse süüdi. Ja see on üleüldse on ju nii riigi juhtimise kui ka inimeste ühiskonna selline erinev süsteem, siis võrreldes individualistliku ja sellise mesilastaruliku maailmavaatega on ju. Aga kas näiteks kohtunikke või üldse kohtusüsteemis töötajaid, kas sind on kunagi jäänud unedes kummitama või siis undrikkuma mingisugune otsus, mis võib-olla on tehtud valesti? On küll minu viimasest tehtud kohtuotsusest tegelikult ma arvan, et jaanuaris ma arvan, et selle aasta jaanuaris saab 25 aastat, kui ma tegin viimase kohtuotsuse. Aga väga tihti ma näen unes mõnda oma kohtuasja. Mitte paljusid, aga mõnda kohtuasja. Ja mul on mõned väga valusad kogemused selles osas, kus ma olen õigeks mõistnud. Ma olen õigeks mõistnud kellegi, kes pärast selgus, leiti täiendavaid tõendeid, siis ei olnud neid tõendeid, kui mina süüdi mõistsin, leiti täiendavaid tõendeid, et ta on kellegi ära tapnud. Ja vastupidi ei ole olnud, et ma oleksin kellegi süütu õigeks, kellegi süütu süüdi mõistnud, aga ma tihtipeale elan seda üle, et üks inimene, kelle ma kohtusaalist vabastasin, siis oli Haapsalus kohtunik, üks inimene, kelle ma kohtusaalist vabastasin, ta läks koju Taeblasse, kutsus sõbrad, ja mida tehakse, kui inimene pääseb Kinimajast, mis siis tehakse pidu ja selle peo käigus mitte rõõmust ega eufooriast, vaid mis iganes seal tekkis, ta tappis ühe teise inimese ära, kes seal peole tuli. Ja kui mina ei oleks teda tollel hetkel kohtusaalist vabastanud, ei oleks seda olnud, et ütleme, sellist asjad jäävad kuidagi viisi nagu külge ja millist und ma olen väga tihti näinud on see, et
no ma ei tea, ma olen oma elus vabaduskaotuslikke karistusi üle 500 aasta. Kui liita kõik kokku, et ma tean, et 200 süüdi mõistetud ja üle 500 aasta vabaduskaotuslikku karistust olen nagu määranud. Ja kõik need inimesed läksid siis, kes vangi mõisteti, läksid või saadeti karistust kandma Rummu vanglasse. Praegu on see suletud. Ja ma olen unes näinud, kuidas ma sõidan läbi Rummu, kes on Haapsalust sõitnud Keila maanteed kaudu nagu Tallinnasse. Ja ma olen näinud, et õhtul sõidan sealt läbi ja auto läheb kumm katki või rehv läheb katki. Ja sealt tulevad ikka, seal on päris palju põnevaid unenägusid, millest iga hommik jälle nagu pääsed. Jah, see on, ma täitsa usun, et selline asi nii-öelda imbub unenägudesse, et mängus on inimeste saatused ja inimeste elud on ju konkreetselt, et see ei ole jah, võib-olla ütleme, kaalukausid on suured ja praegu sinu juttu kuulates ma hakkasingi mõtlema, et sa tõid väga konkreetse näite, kus see, et üks inimene läks kohtusalist välja, lõppes enam-vähem samal õhtul selle surmaga, et see on arusaadav näide, aga et ma hakkasin kõige mõtlema, et huvitav kumb on nii-öelda hullem variant, et kas mõista süüdi siis mitte süüdi olev inimene või siis lasta vabaks süüdlane. Aga esimene on kindlasti hullem, sellepärast seal seda viga ei paranda. Kui sa mõistad õigeks või kohus mõistab õigeks tõendite puudusel või info puudusel kellegi, kes tegelikult oli seadust rikkunud, siis ta mingil hetkel jõuab nii või teisiti nii-öelda vangla müüride vahele. Aga kohtuniku aeg on ka tegelikult selles mõttes mul olnud nagu arendav, et ma olen tihti peale saanud tagasisidet. Kunagi oli nii, et kui ma olin Haapsalus kohtunik, istusin kusagil kohvikus ja siis mingi noor meesterahvas tuli mu juurde, ütles, et härra Jõks, teie päästsite mu elu. Küsin, kuidas? Ma olin noor, naga, loll, varastasin mingist poest mingisuguse asja ja te mõistsite mind šokivangistusse 3 kuuks. Ta ütles, et see 3 kuud pani mu elus väärtused paika ja kui ma ei oleks seda tehtud, kui ma ei oleks sinna sattunud šokivangistusse, ma oleks samal moel tegelikult jätkanud kuritegelikku teed. Nii et kohtunik võib ka mõne elu päästa selliselt. See on väga huvitav näide, sest tihti peale levib arusaam, et ma saan ju aru, et igasugune juhtum on omaette juhtum ja see on hästi keeruline, see ei olegi mustvalge, aga ütleme see sama näide, et ju karistuse määramisel üldjuhul võetakse arvesse selle inimese nii-öelda kriminaalset tausta, et kas tal juba on midagi, kas ta on nii-öelda retsidivist või on ta tõesti elus esimest korda midagi teeb. Ja ütleme, kui ta elus esimest korda pani toime mingisuguse varguse või mingisuguse lolluse, siis tihti on võib-olla just siuke pehmem lähenemine, et mingisugune, ma ei tea, trahv, mis iganes on ju, mitte šokivangistus, aga see on hea näide, mis sa tõid, et oligi vaja seda, see oli nagu täpselt see õige mõnele asi. Inimesele mõjub hästi, mõnele oleks võib-olla mõjunud vastupidi, et konkreetselt selle inimesega läks see täppi. Ja ongi, et inimesed on ka nii erinevad, et mõnele inimesele isegi kui ta ei saa seda šokivangistus, aga kogu see kogemus on tema jaoks juba nii šokeeriv, et ta nagu keerab oma elu ümber, on ju. Mõni läheb sinna, saab hoopis indu juurde, saab inspiratsiooni, vaatab, ägedad kutid siin, saab sõpradeks. Õpib meistritelt. No nii räägitakse, et jah, kriminaalid lähevad ju kooli. Aga võib-olla see on ka natuke selline filmilik maailm, on ju. Milline näeb välja sinu igapäev praegusel hetkel, kui sa töötad siis advokaadibüroos ja kas see on siis, kas advokaadid töötavad umbes 80-90 tundi nädalas ja siis vaatavad, mis muust elust ka saab või kuidas sinu igapäev välja näeb? See, ütleme, tavaline tööpäev näeb mul välja selline, et hommikul viin lapse
lasteaeda, siis mõnikord õhtul toon ära, mõnikord toob abikaasa, siis tulen tööle. Ütleme, et sõltub perioodist, neid perioode, kui tuleb nädalas 80-90 tundi töötada, on ka, aga see ei ole tavapärane. Et tegelikult, kui see oleks tavapärane, siis inimesed advokaadina töötades põleksid väga vara läbi või põhimõtteliselt sureks ära. Et ka selles ametis tuleb leida ja on võimalik leida teatud tasakaalu nii perekonna, tööelu kui ka hobide, on selleks tennisemäng, muusika kuulemine, kontserdid, reisimine, teatris käimine. Nii et, aga mul on väga, iga aasta ma võtan umbes 10-11 töövarju, noored sealt 11-12 klassist. Ja ma olen kõigil öelnud, et mõelge 10 korda enne, kui te tahate advokaadiks saada. Sest see, elus on lihtsamaid elukutseid, aga kui te tahate saada, siis tuleb sellesse panustada, siis tuleb sinna kirega, sinna tuleb minna nagu sellise tundega, et nagu sa lähed nagu kui sa nagu sporti teed, et ma tahan olümpiavõitjaks saada, mitte nii, et aga kui ma olen Harju maakonna meistrivõistlustel esikolmikus, see on nagu väga pro. Et tegelikult selleks, et olla endaga rahul, olla edukas ja panustada ühiskonda, selleks sa pead väga, väga tugev olema, ükskõik mis erialal. Jah, see, nagu ma ütlesin, et mulle tundub ka, see valdkond on natuke teistsugune, et võib-olla kui sa oled ma ei tea, näiteks top 3 kuskil ettevõtluses, või sa oled tootmisettevõtja, siis sa võid väga rahul olla, on ju. Aga kuna mängus on inimeste saatused, inimeste elud ja kõik selline, et siis mulle tundub jah, et see asi, mis sul võib-olla, mis sind ennast mõjutab kuidagi sisemiselt, et see taak võib seal suurem olla ja ilmselt tuleb seda nagu osata ja kuidagi ikkagi mitte siis nagu kõike täiesti endast läbi lasta, et muidu oleks ka võib-olla läbipõlemine selline üsna kiire. Mina ütleks nii, et ettevõtjaks olemine on tegelikult kõige raskem. Ütleme, advokaat on, ei saa oma tööga hakkama, valid mingi teise elukutse. Kui sa ettevõtjana ei saa hakkama, siis kannatavad su töötajad, sa pead neid koondama, nende elud, ütleme, ettevõtjana sa tegelikult vähemalt sama paljude inimeste elusid mõjutad kui kas kohtunik või prokurör või võib-olla ka advokaat. Ja mis mulle tegelikult ei meeldi on see, et ettevõtjaid kujutatakse ja see võib-olla on üldistusena liiga ebaõiglane, aga väga paljuski ettevõtjaid kujutatakse sellisena, et neid ei huvita miski muu kui ainult enda kasum, et nad ei huvitu Eestist ja kui me vaatame jälle nagu metsandus või mingi looduskaitse, siis arvatakse, et kõik ettevõtjad on huvitatud sellest, et Eestimaa oleks ilma igasuguse metsata või nagu lageraie võiks teha. Ja see on jälle nagu märk sellisest ebaõiglasest hinnangust. Et nii saavad mõelda ainult need, kelle arvates Eesti rikkus tuleb riigieelarvest ja kelle jaoks mitte midagi ei ole kallis juhul, kui nemad ise ei pea sellest maksma. Jah, ma ei tea, kas suuremal tasandil mõjutab sellist arusaama üleüldse kapitalistlik maailmakorraldussüsteem? Ei julgeks jälle öelda, et see on kas kapitalistlik süsteem, aga see mõttelaad on tegelikult Eestis küllaltki populaarne, et Eesti, see sama, ütleme, et keskkonna teemad, et on väga palju inimesi, kes ütlevad, et kaitseme keskkonda ükskõik mis hinna eest, ärme üldse metsa raiu, ärme üldse seda tee, ärme ühtegi, ma ei tea, õlitehast ehita, ärme seda tee. Karudele, huntidele loome muinasaegsed tingimused, neid ei tohi üldse jahtida. Ja siis, kui küsid nende käest, et
aga kus Eesti rikkus peaks tulema, kus me nagu toitu saame? Aga toidu ostame poest. see on jah, see võib-olla sellise pigem tänapäevase noorema inimese maailmavaade, kus ta täpselt tegelikult ei saa aru, kust, mis tuleb. Mitte ainult nooremad, kahjuks neid sotsiaalmeedias on vahepeal nagu väga hariv käia, et vahepeal mõtled, et enamus inimesi on nagu sellist ratsionaalsed ja targad, aga sotsiaalmeedias vahepeal ikka tuleb peast kinni hoida, kui sa mõtled, kas need inimesed tõesti niimoodi mõtlevad või nad lihtsalt nagu ütleme mingi väljaelamise eesmärgil. Ja välja elavad või ergutavad mingite arutelu. Ma vahepeal ka ja ka täna ma olen toonud mingisugust näite lihtsalt selleks, et sellega nagu ergutada arutelu. Arutelud, julgus arutleda kõik võimalikel valusatel teemadel. See on asi, mida ka Eestis on väga raske teha, sellepärast, et kohe kaevutakse üks pool ja teine pool kaevuvad kuhugi nagu kaevikutesse, siis hakatakse teise poole granaate pilduma. Selle kohta on ju kusjuures inglise keeles hea väljend, et ma võtan praegu kuradi advokaadi rolli, et ma nagu lihtsalt selle arutelu eesmärgil ma esitan mingi võib-olla provotseeriva või sellise argumendi, mis võib-olla paneb mind halba valgusesse või midagi sellist, aga see on kõik selle jaoks, et me saaks on ju läbi nii-öelda arutada asjad. Ja siit ma jõuangi meie saate alguse teemani, et millised ootused võiks olla presidendile. President võiks olla üks see, kes tegelikult julgustab neid avameelseid vaidlusi, arutelusid ja kes ei karda seal ka positsioone võtta. Tihtipeale presidendile omistatakse sellist rolli, et ta on sildade ehitaja, ta on ühiskonna nii-öelda ühendaja. See kõlab nagu helesinine unistus, sest see ei ole tegelikult võimalik. Ma arvan, iga üks, mina olen mõelnud, et kuidas saaks president nii-öelda ühendada mind inimesega, kelle arvates Ukraina on ise oma käitumisega nii-öelda esile kutsunud selle Venemaa agressiooni. Kuidas saab president mind temaga ühendada? Ei saa. Et seetõttu jutt sellest, et president on nagu ühiskonna ühendajad, see tegelikult ei toimi. Eestit ühendab see, kui Eestimaal oleks hea elada. Aga see võti ei asu Kadriorus, see võti asub Toompeal ja Stenbocki mäes. Ja hoolimata sellest, et kes sa oled, siis kõigile on ju täiesti võimatu meeldida ja kõigi meele järgi olla, siis kaob üldse igasugune essents ära. Et siis muutub see vesi väga lahjaks seal ja samamoodi võiks eeldada presidendilt seda sama suhtumist, et nagu sa ütlesid, seisukohtade võtmine ja mida näeb ka minu arust eriti vähe ongi see, et kui keegi on mingisuguse vea teinud, siit tuleb see vastutuse jutt mängu, millest sa rääkisid, et vea tunnistaminegi on niivõrd kuidagi haruldane asi, mida üldse ei näe, on ju. Aga tegelikult välja öelda, et kui oli mingi seisukoht, kõik on ju nii kiirelt muutuv, see seisukoht osutus valeks ja tunnistan, liigume edasi, vaatame, mis edasi saab. Et presidendil võiks ka olla nagu selline isikuomadus ka olemas, et ei pea hoidma perfektset kuvandit ja kõigile meeldima. Ja täpselt, ja mida mina olen nüüd selles vanuses, kuhu ma nüüd olen jõudnud ja peale 35 aastat, mul saab sellel aastal 30, või saigi 1. jaanuaril 35 aastat juristi karjääri täis, et ma olen nüüd jõudnud sellesse, ütleme ikka, kus ma oleme ausad, mind väga palju enam hüvita, kas minu jutt, minu seisukohad, minu arvamuslood, või see sama raamat või siin sisalduv, kas see kellelegi meeldib või mitte. Ma enam ei võta sõna sellepärast, et kellelegi meeldida. Ma võtan sellepärast sõna ühiskonnas, et mingid muutus kaasa tuua. Ja muutus algab tegelikult sellest, kui me mingitest asjadest nagu avameelselt räägime. Ja avameelselt saame rääkida siis, kui on siin üks seisukoht ja siin seisukoht ja me seda nagu argumenteeritult kaalume. Ja kui me seda ei tee, seda arutelu Eesti jaoks olulistel teemadel, võt siis võivad minu lapselapsed, 4 lapselast või 2 poega võivad küsida, et Allar või isa,
mida sina tegid siis, kui Eesti muutus nagu mõttetuks perifeeriaks kusagil Põhja-Euroopa ja Venemaa piiril? Miks sina midagi ei teinud? Ja see on üks asi, mis mind nagu hoiab liikumises. Need on head mõtted, ma ei mäleta, kas see oli sinu kõnes või kuskil sa tõid ka välja, et juba siis 2016, et liigsest sallivusest võib mingi hetk saada sallimatus on ju. Ja see kaeviku sõda, mida sa kirjeldasid, on ka kuidagi selle mentaliteedi selline ehe näide, et kus minnaksegi ära ja hakatakse pommitama. Aga meie aeg tänaseks on otsas. Allar, aitäh, et tulid ja rääkisid ja see raamat siis kuulajate, vaatajate vahel läheb loosi. Jah, ja mina panen siia siis pühenduse, kui sa annad teada, kes võitis, aga ma palun küll inimesi, et ärge minu nime küll sellesse nii-öelda listi pange, sellepärast, et see tekitab mul lihtsalt probleeme rohkem. Aga kui tuleb neid nimesid hästi palju, kõik panevad Allar Jõks, ega sa ümber ei muuda oma otsust? Ei, see. Aga Eesti on vaba riik, igaüks võib arvata, mida tahab. Just, aga aitäh. Aitäh. Eesti Esu.